no siis on tookord mul see pöiale selle mörgavõrru taha kinni ja siis oli niimoodi, et kevadest saati mul see näpp oli kurat mädanes otsast peale ja ma ei saanud jää peale saa minnagi. Me oleme saanud omale laua taha harukordse inimese. Kindlasti kõigil on oma hobisid, kes korjab mida tahes, korjab kuusust autogramme, aga me oleme saanud tõesti oma kaamerat ette vana-aasta õhtul sellise härrasmehe, kes korjab tavalist inimest autogramme. Ega me ei pannud mööda. Ma ei kuulnud pärast täpselt, mis sa ütlesid, aga... Ma ütlesin, et te korjate tavalist inimest autogramme, mitte kuusust autogramme. See on õigest aru. Just. Ja te olete Vjatšeslav Tonekurg. Svjatoslav Tonekurg. Svjatoslav Tonekurg. Kurevitsu. Kurevitsu. Nii, kus see alguse sai? No sellega oli, eks ta on siiamaani niisugune päris pensik pala ja rääkida võib-olla teistel edasi, aga ei noh, nooruse tempusi sai tehtud ja meil oli kunagi oli see, meil oli siis Köljala kooli võrkpallimeeskonna meestega oli kokkulepe, et me pidime minema seal mandri naised, seal olid apteekrid olid ja siis me pidime minema seal mandri apteekri naistele öösel natukese säru tegema. Ja siis läksime öösel läksime sinna telgi juurde ja siis oli üks tüdruk, kes oli niisugune tollel hetkel, ta oli päris peenikese kehaga. Tema ütles mulle kohe alguses, et kuule, sa oled vist päris esimest korda tüdrukutega telgis. Noh, sa oled tüdrukut telgis esimest korda, ma olen esimest korda jah, pole pimedas öösel väljas olnudki. Ja siis ma olin ööseks sinna selle plikadega telki möllama. Ja siis ma ei saanudki aru, et kes seal, mis oli, hakkas üks rudistamine ja putistamine peale, siis ma olin mingi hetkel, ma tundsin kurat, mul on see, nagu mingi oksad oleks keha külles kinni hakanud ja siis ma pärast hommikul ütlesin, et noh, nüüd on niisugune imelik kihin seest läbi käinud ja niisugune kuidagi kintsud kleebivad, et ei tea, kas ma saan mingi autogrammi või midagi. Ja siis nad ütlesid, et kas see kepist vähe oli. Ma ei osanud vastata midagi, ma ei osanud midagi aru, ma olen seda köömne viina joonud seal ja eks ta oli ja siis nad pärast oli kirjad, tüdrukud ütlesid, eda käpp oli põlvile maha, siis ma heitsin selle telki põlvili ja ütlesin, ega ta mingit sigadust ei tee, siis nad ütlesid, ei tee midagi sigadust, me paneme sulle esimese tüdruku autogrammi, paneme sulle koti peale ja siis nad kirjustasidki mulle kerade peale ja maiud ja on teil sellest pilt ka? Ei ole tehtud, aga ma saan kodus saan ikka aegalt, kui ma mutiga sauna lähen, siis ta ikka küsib, et kes see maiu... Kui sa vett võtad? Jah, see on Iiu huua, ma nähan, küsin Iiu, kes see Iiu oli sul, tema tead, see maiu oli, kottide pealt väga pensik. Ma ära pesnud raisk. Või ära kulunud. Jaa, see oli väga pensik lugu oli. Pensik lugu oli, tea. Aga tõde on tõde. Ega sinna ei saa midagi teha. Ja tahakski tervitada võib-olla seda maiud ka, kui ta mäletab, ma tean, ta mees on praegu suures EPT-s on tööl. EPT-s ei pole enam? Masinamees. Ju siis ministeeriumis? Nüüd on ministeeriumis, jah, põllumajandusministeeriumis. Või keskkonnaministeeriumis? Kuskil seal. Jah. Igavene tore oli teiega kohtuda, kahjuks meie saatajaks õigemini ma sooviks... Ma näitaks veel paari niisugust eelmise suvel mul oli ma käisin siin, ma sain kaunima kodupreemia sain ja siis mulle kinkis üks... Aitäh teile! See on EPT juures, siis kui me saime sellele Tornimäe veskile saime kuullaagritest katkuse peale. Aitäh. Pärast... Näed, võtke kaasa enda. Assa poiss. Et meil saade saab kahjuks otsa, aga me teeme teist kindlasti tähelaeva. Ega sul nüüd keegi pane pahaks, kui on sul pastapliiats taskus, ma võtaks autogrammis ja masina. Anname pärast. Me teeme teist kindlasti tähelaeva saate, kutsume teid külla ja siis võtame kõik need maiud ja asjad, kes teil kaasas oli, kaasa. Ma soovin teile head vana-aasta lõppu ja jätkake oma tegevust, et see albumi hunnik oleks järgmine aasta juba niisugune. Aitäh teile. Kiitus, hea poiss.